Audentese jõulumüsteerium oli rahulik detsembri algus Audenteses, aga tegelikult oli Audenteses midagi veidrat toimumas. Kokatädi Helge avastas, et külmkapist on varastatud 5 kilogrammi piparkoogitainast. Seda ei ole kunagi kooli ajaloos juhtunud. Helge jooksis ummisjalu direktori kabinetti. Appi! Piparkoogitainas on varastatud, ennekuulmatu, uskumatu, võimatu, hüüdis kokatädi. Lähme kohe kööki, alustame uurimist, nõudis direktor. Jõudes kööki, läksid nad kohe külmkapi juurde, avasid ukse ja oppadi! Piparkoogitainas oli külmkapi tagasi ilmunud. Helge oli üllatunud. Ma ei saa mitte midagi aru. Direktor rõõmustas. Pole midagi, piparkoogitegu alaku. Järgmisel päeval olid lõunaks piparkoogid. Piparkoogid söödi kõik ära, isegi glasuuripuru ei jäänud alles. Öösel kodus magades nägid kõik Audentese õpilased unes veidraid sõnu, näiteks surkat, vister ja latasaak. Järgmisel päeval rääkisid kõik nendest imelikest sõnadest oma õpetajale. Kogenud õpetaja märkas aga kohe, et nendes sõnades peitus müsteerium. Õpetaja sõnas kavalalt. Lapsed, vaadake neid sõnu hoolikalt. Need on meie kooli kõige tähtsamad sõnad. Õpilased vaatasid mõtlikult neid tahvlile kirjutatud sõnu ja varsti hakkasid nende silmad särama. Nad hüüdsid rõõmsalt kooris. Tarkus, tervis, tasakaal! Õige, lausus õpetaja ja jätkas kavalalt. Mulle tundub, et kooli salajane majahaldjas segas piparkoogitaignasse võlupulbrit, mille sisse oli peidetud jõulusoov tervele kooliperele. Saigi jõulumüsteerium lahendatud.